tere, nüüd siis alustame neti esimese osaga. Ma ei osanud sellele pealkirja panna, sest siin tuleb juttu päris mitmetest asjadest. Kusjuures ka sellest, miks ma seda alustasin. Ja sellest alustamegi. Miks ma teen seda saadet? Väga lihtne põhjus. Põhjus on, et rääkida internetist ja tehnoloogiast, kuna ma nägin, et mängude saade, kus me ennem tehnoloogiast ka rääkisime, ainult natukene. Mängude saates tehnoloogiast rääkimine pole päris õige asi. Mängude saates peaks rääkima mängudest ja natukene ka tehnoloogiast, aga mängude saates jääb rääkimata internet ja sealsed ohud, tegevused, turvalisus. Jääb rääkimata ka, kus on mida õppida, IT-asjad, IT-infotehnoloogia ja sellised asjad jääb rääkimata. Tõsi, blogisaates, blogijate kuningriik, seal saab räägitud küll blogidest, põhiliselt muidugi minu blogist, Leonardi blogist. Ja sealt saab räägitud veel igasugustest asjadest. Aga selle põhimõte ei ole seal blogijate kuningriik põhimõte rääkida blogidest. Ja ta on väga spetsiifiline saade. Ja selle tõttu jääb internet ja tehnoloogia täielikult kõrvale, jääb rääkimata. Ja sellepärast ma alustasingi seda saadet. Tehnet. Ja Tehnet esimene osa. Nii. Seekord jutuks tuleb tume veeb, tark veeb, tume veeb ja süvaveeb, ehk mis see on ja miks sinna mitte minna. Ja jutuks tuleb, kus on tehnoloogia, kus seda leitub tänapäeval. Ja ma ütlen veel ära, mina pole eriline tehnoloogia spetsialist ja mul ei ole see kõige täpsemaid teadmisi asjade kohta. Ja siis jutuks tuleb veel. Midagi tuleb veel. Väikesed asjad. Nii. Alustame sellest. Pime net. Dark web ja süvanet. Süvainternet ja pime internet. Mis need siis on ja kus need asuvad? Need asuvad Tori võrgus. Blogis on mul päris täpselt kirjeldatud Leonardi blogi. Siis leonard.blogspot.com. Seal on päris täpselt kirjeldatud süvaneti ja põhi. Ja selle pimeneti, süvaveebi ja pimeveebi sissepääsu. Kuidas sinna saada? Selle jaoks tuleb kõigepealt alla laadida Tor brauser. Ma pole endiselt seal käinud. Ma ei tea täpselt, kuidas see käib. Ma pole ise sinna sisse läinud. Aga see, mida räägitakse, seda ma võtnud. Sinna peagi minema. Tahad, sellest tuleb alla laadida kõigepealt Tor brauser ja siis Tori kaudu saab minna tumedasse internetti, kus pole põhimõtteliselt reegleid. See tumedas internetis võiks müüa relvi, siis on seal igasugused imelikke õpetusi, kuidas inimesi tükeldada. Sellised asjad. See on väga jube kohta. Ma ei ole seal ise käinud.
aga ma ühelt lehelt lugesin. see on relvamüügid, siis on mingisugused kambad, mingisugused grupid, müüakse narkootikume, relvi ja igasuguseid asju. Tumeveebis saab lisaks täiesti teaduslikele tavalises internetis olevatele lehtedele saab sealt ligi ka selliste, mida tavalistel lehtedel ei ole. Tumeveebi tunnus on .onion, sibu siis keeles. .onion on see tunnus. Onion domeeniga on seal Tor veebibrauser avab Onioni. Kas tuleb alla laadida Tor? Mina sinna minema ei hakka, see on liiga hull koht. Vähemalt arvan nii, et ma sinna ei lähe. Nii. Igasuguseid, seal on igasugused, see on kõike, aga seal hoitakse ka riikide andmebaase. Riikide andmebaasid on grupeeritud kujul kõikide valitsuste ja riikide ja organisatsioonide andmed on seal pimedas veebis. Tegelikult vist isegi süvaveebis on need, sinna eriti üldse ligi ei pääse. Pimeveeb ja süvaveeb on kaks erinevat asja. Pimeveeb on see tavaline nähtav allpool siis olev. Ja süvaveeb on siis pimeveebist veel allpool. Toon teil päris põhjakiht. Seal hoitakse riikide andmebaase, mis on grupeeritud kujul. Riikide andmed erinevad. Valitsuste ja andmed on seal. Erinevate riikide valitsuste ja organisatsioonidega. Organisatsioonide andmed on ka seal. Ja sellest saate lugeda Leonhardi blogi Pimeveeb, süvaveeb postitusest täpsemalt. Nii. Geenius.ee tehnikatoodete koht. Sealt oli igasugused autod on ka nüüd praeguseks juba internetiga. Tulevikus internetis on juba lugu, ka majade lukud on ka juba sellised nutilugud ka avatakse. Muidugi on oht, et sinna võidakse sisse äkkida autodesse ja lukkudesse ja kõik, aga see oht pole eriti suur, aga oht on alati olemas. Risk ei saa kunagi miinimumile viia, sest alati näiteks mingi uus koht, kuidas nii on, nulli ei saa viia. Päris, ma arvan, et see ei ole võimalik. Ma muidugi loodan, et see on võimalik. Google ähvardas lahkuda Euroopa Liidust vahepeal. Ma ei tea, kas see saab toime, sest Euroopa Liidu need autorikaitse nõudmised saavad teoks. Tundub nii, et need hääletajad võetakse vastu või juba võeti vastu. Ma täpselt ei tea, täpselt infot mul ei ole. Et siin ähvardust teaks saada, Google lahkub Euroopa Liidust. Mis on väga kurb, sest see tähendaks, et see podcast saab vähemalt YouTube'is ja YouTube'is saab see lõppu. SoundCloudis võib-olla läheb edasi. See podcast on võimalik kuulata nii YouTube'ist kui SoundCloudist. 2 kohta. Ja mis veel? Rohkem mul
väga ei olegi. jah, nüüd me siis head aega uute. See oli Tehnet esimene osa, tehnoloogia ja interneti saade, tehnoloogia ja interneti uudiste saade ka samamoodi. Uudiste sulgudes. Olgu. Head aega. Ja siin oli Leonhard. Blogija, YouTuber. Leonhardi mängud Google Play Studios. Ja Leonhardi blogi. Jaa. Nüüd me siis lõpetame. Tšau. Ja lõpetuseks kuulan muusikat Silent Partnerit Runaways. Muusika pärineb YouTube Audio Library. Tasuta